Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 69. osa kv.ee kinnisvara podcastist, räägime maakleritest ja maakleritele. Ja tänane külaline, Andri Kross, Vatro kinnisvarahalduse osaühingu juhatuse esimees. Tere, Andri! Tere ka minu poolt. Kinnisvarahalduse osaühing, niimoodi, et järelikult sealt maalt või sellest valdkonnast tuleb juttu, aga alustuseks äkki Andri räägid paari sõnaga iseendast ja räägi paari sõnaga, mis asi on Quattro kinnisvarahaldus ja millega sa siis üldse tegeled? No jah, nagu nime, ma loodan, et minu nime natuke juba sellel maastikul teatakse, aga ma iseenesest olen kinnisvarahaldusega seotud alates 1997. aastast, nii et siin 27 aasta jookseb. Sellest 25+ aastat ma olen olnud Quattro kinnisvarahalduse siis asutaja ja juhatuse liige. Ma olen hariduselt tegelikult, mul 2 kõrgharidust, olen ökonomisti haridusega ja siis ka hiljem olen omandanud sellise kraadi nagu õigusteaduse magister. Et just see kinnisvarahalduses esinevad niisugused probleemid saidki tegelikult üheks suuremaks selliseks tõukeandjaks, miks ma otsustasin veel edasi õppida. Ja ühiskondlikult olen tegev sellises ettevõtte või sellises mittetulundusühingus nagu Eesti Omanike Keskliit. Olen ka seal praegu juhatuse esimees, kuigi meil seal juhatuses on sellised rollid on jaotunud nii, et igaüks kannab seal oma osa. Minu osa on, ütleme, mina näen seal täna nagu kõige rohkem seda nii-öelda ökonomisti liin on mul seal nagu rohkem sees kui juristi. Quattro on minu laps, kuigi ma ei ole kaugeltki mitte enam see inimene, kes saab öelda, et nüüd, et ma olen siin A ja O, et mul on siin kõrval kolleeg 140 ringis. Me tegutseme Tallinnas, Paides, Tartus ja Põlvas. Tegelikult me katame ära siis ala alates siit Harjumaast kuni siis Valgamaani välja. Et seal võib-olla Ida-Virumaa ja Pärnumaa ja saared jäävad praegu meie tegevuse ulatusest välja. Ma usun, et meid võib-olla eristab teistest kinnisvarahaldusettevõtetest see, et me oleme alates asutamisest kuni tänaseni pannud nagu rõhku sellele, et me osutaksime ise kõiki teenuseid, mida meie kliendid meilt vajavad. Ja teine suund on siis, mis meid võib-olla eristab, on see, et me oleme väga selgelt nagu spetsialiseerunud elukondliku kinnisvara haldamisele. Ehk siis eelkõige just nimelt korteriühistud. Kuigi varasemalt on olnud siin korteriomanike ühisuste aeg ja on olnud kaasomandis korterelamuid, on ka eramuid ja ka tegelikult mõned ärihooned on meil olnud halduses, aga tegelikult ikkagi põhimaht meil teenuse pealt on suunatud korterelamutele, korteriühistutele. Kokku on meie halduses üle 1 miljoni ruutmeetri korteriomandeid. Ja jah, et käive on seal 6 miljoni euro alla aastas. Nii et parasjagu palju toimetamist on, ütleme siis nii. Jaa, aga väga hea, nüüd teavad kuulajad ka, kellega meil tegemist on ja mis valdkonna inimesega, aga lähekski siit vaikselt siis teemade juurde, et võib-olla sa aitad alustuseks selgeks teha, et sellised terminid või mõisted, et ma olen kuulnud nagu midagi, et mõistet kinnisvara korrashoid ja siis et kinnisvara halduseks, mis on ka ettevõtte nimes ja siis on kuskil hooldus või hooldamine, et kuidas see hierarhia siin on, mida need asjad tähendavad siis korrashoid, haldus, hooldus?
jah, keeruline, no mul endal muidugi ei ole keeruline, aga ma saan aru, et nii-öelda väljaspool seda süsteemi oleval inimesel ongi need mõisted tegelikult segadust tekitavad, aga ütleme, katusmõiste on korrashoid. Haldus on üks osa korrashoiust ja hooldus on teine osa. No tegelikult me peaksime siin nendest osategevustest vaatama veel ka puhastust ja tehnohooldust ja mis ka tegelikult on hoolduse üks omakorda osategevused, aga iga ettevõte, kes turul tegutseb täna, vaatab neid mõisteid tegelikult oma mätta otsast. Ja noh, Quattro kinnisvarahalduses on nimi haldus sees, mitte korrashoid sees, just nimelt sellepärast, et kui 90ndate lõpus tekkis võimalus sellel teenuseturul tegutseda, enne seda meil ju eraomandit veel ei tuntud, siis kõik tahtsid olla haldajad. Hooldaja ei olnud nii seksikas. Ja sellest ajast on meil see nimi jäänud. Ma ise kasutan tegelikult nüüd viimasel ajal praktiliselt ainult mõistet korrashoid. Et siis me oleme korrashoidjad ja nüüd kas haldaja või hooldaja, see enam tegelikult, mina võtan mõlemad mõisted omaks, et kui mul nimetatakse mind hooldajaks, kui nimetatakse haldajaks, siis minu jaoks isiklikult vahet ei ole. Aga siin võib olla põhjus jällegi selles, et Quattro suund on olnud niikuinii see, et me oleme kõik. Et me oleme nii heakorratöötajad, me oleme raamatupidajad, me oleme haldurid, me oleme tehnohooldajad, me oleme avariimehed, me oleme juristid, et siis jah. Kas on nii, et haldamine on niisugune korralduslik pool, mis otsaeesist märjaks ei tee ja käsi mustaks ei tee ja hooldus siis vastupidi on täideviimine, kus töö käigus ka käed mustaks saavad? Me ei ole niimoodi. Ei ole? Päris nii ei ole, sellepärast, et ka tegelikult hooldajate hulgas on ju tegelikult nii-öelda juhtimiskompetents on ju, kus ka käsi mustaks ei tehta ja sama puhastusega. Aga see on omal ajal Kinnisvara Korrashoiu Liit tegi eraldi standardi hooldajale, eraldi standardi haldajale. Nüüd võib nii öelda jah, et siis haldaja on siis see inimene, kes korraldab ja hooldaja on see, kes viib täide. Et selles mõttes oli sul siiski õige, aga ütleme, kätepuhtuse osas ma nii otseselt neid vahet ei teeks. Jaa, eks see sõltub ka sellest, et kui rasvased küpsiseid arvuti taga süüa. Aga no liigume siit edasi, et sa rääkisid ka natuke Quattro kinnisvarahaldusest ja käibest, aga üldse, et kes on suuremad ettevõtted, kes selles valdkonnas tegutsevad, muuhulgas siis Quattroga konkureerivad, kui killustunud korrashoiuturg üldse on või kui siis, kuidas öelda, kompaktne? Ja tegelikult on ikkagi korrashoiuturul on ikkagi seis ikkagi ülisegane, et kui mina isiklikult mingit korda seal loon enda peas, siis ma tegelikult tekitan nagu 3 sektorit, et on olemas nii-öelda eluasemesektor, kus siis tegutseb Quattro, siis on ärisektor ja siis on veel avalikule sektori teenust osutavad ettevõtted. Et siin on need riigihanked ja riigi kinnisvara on väga suur hankija selles sektoris. Et ja nüüd käibe mõttes, siin suuremad kinnisvara korrashoiu teenust, kes siis nii-öelda kõigi 3 peale kokku siin osutavad, need ikkagi on väga suured ettevõtted, et siin töötajate arvuga üle 1000 ja käibega siin üle 30 miljoni. Et Sol tuleb mul siin kohe meelde, siis on kindlasti on siin ka minu vanast Stell täpselt jah, Stell on ju, nüüd viimasel ajal tundub, et siin Forus soovib midagi teha ja ka on kinnisvarateenindus, on selline ettevõte. Aga ütleme, meie valdkonnas käivet tehakse valdavalt ikkagi nii, et avaliku sektori hangete kaudu. Et kui sa tahad olla nii-öelda suure käibe ja suure töötajate arvuga, siis sa pead paratamatult pakkuma avalikule sektorile teenust.
avalik sektor kinnisvaras, ilmselt sa tead kõige paremini kui mina, et mis on avaliku sektori osakaal, on ju, et siis kujutad juba ise ette, on ju, et kui palju, kui suure osakaalu tegelikult ja kui oluline on meie valdkonnas avalik sektor. Ja siis tuleb peale neid nii-öelda avalikule sektorile pakkuvaid ettevõtteid tuleb väga-väga killustunud turg, et kust võib-olla eristuvadki Quattro kõrval veel 4-5 ettevõtet. Tahad sa nimesid ka öelda? No Arcadia kinnisvara, City haldus, Olemar, Tartu kinnisvarahaldus, Võru kinnisvara. Nad on sellised või me kõik oleme sellised, ütleme ühest küljest väga kitsale turuosale spetsialiseerunud ja ka teatud mõttes monopoolses seisus. Võib-olla monopol ei ole päris selles mõttes õige sõna, aga kuna kinnisvara korrashoid eeldab teatud mahu olemasolu, et sa üldse saaksid teenust pakkuda, et siis selleks, et üldse olla võimeline teenust pakkuma, sul peab olema teatud maht all. Ja kui sul seda ei ole, siis sind ei ole selle turu jaoks olemas. Et sul võivad olla kompetentsid, sul võivad olla head inimesed, aga lihtsalt nii-öelda turule pääsemine eeldab teatud kriitilist massi kliente. Anna nüüd siuke obstsioonne võrdlus mulle andeks, aga kas et elamispindade siis korrashoid, see on nagu majavalitsus, eks, aga kas see nõukogudeaegne majavalitsus siuke mingi mõju ka veel täna, kus me oleme ikkagi 30 aastat ja kauemgi veel iseseisvad, taasiseseisvad olnud, kas mingi majavalitsust vibe ka kuskil veel on? See tuleb tagasi. Et ma ei taha väga hirmutada nüüd, aga tegelikult teatud mõttes on ta esiteks, ma tahaks öelda, et ma isiklikult ei tunne ennast puudutatuna sellest majavalitsuse mõistest või terminist. Ja ma arvan, et see majavalitsus nii-öelda on suhteliselt täpne nimetus sellele, tegelikult mida võib-olla need kinnisvara korrashoiu ettevõtted, kes on just nimelt selle nii-öelda haldaja kesksed, ka just nimelt pakuvad või peaksid pakkuma ideaalis, sest kui me räägime korteriühistutest, siis me tegelikult räägime organisatsioonist, organisatoorsest ülesehitusest, hierarhiast, mida tuleb valitseda. Ja see ei ole, see on kunst, et see lihtsalt et võib-olla majavalitsuse mõiste nõukogude ajast oli selline, kus oli, ta oli nagu selline peksupoiss, siis täna me ikkagi vaatame sellele peale selliselt, et nii-öelda tark juht on hea majavalitseja. Et mul on, ma ei tea, kui ma võtan tänase päeva näiteks, tegelesime olukorraga, kus suvel on üks korteri omanik ehitanud oma korterisse puupliidi. Keskselt maja on ju 4. korrusele ehitatud puupliit, et siis kuidas sa ühest küljest on see ohtlik olukord, et sa pead selle reageerima väga kiiresti ja teisest küljest sa pead teadma, mis on sinu tööriistud. Sa pead teadma teekonda, kuidas sa jõuad nagu sellele ohutu tulemuseni. Ja igaüks seda ei oska. Ma isegi jääks mõtlema, et kas see on siis korrashoiuteenuse osutaja mure või on see ühistu juhatuse mure, et kes sellega tegelema peab? Juriidilises mõttes loomulikult see on, tegelikult hakkab see kõigi korteriomanike mure ja siis on ta ühistu juhatuse mure ja alles siis tuleb see nagu majavalitseja mureks. Aga selleks meil seetõttu meil teenust ostetaksegi, et need muret jagada ja et me aitaksime seda muret lahendada. Paljuski selle mure lahendamine hakkab meie jaoks pihta sellest, et me üldse selgitame, et on probleem. Sest paljud inimeste jaoks probleemi enne ei ole, kui see ongi juba, ongi kas plahvatus käinud või siis hullemal juhul veel, keegi on juba saanud kahju.
mm. aga noh, et aitate muret jagada, jagatud mure on pool muret, aga ometi ometi te tahate mingit raha selle eest, et mis on sellised korrashoiuteenuse hinnastamise põhimõtted, millest hind sõltub? no kõigepealt muidugi sõltub nagu igal turul, kellelt sa seda hinda küsid või kellelt sa pakkumist küsid, aga ütleme, kui ma nüüd vaatan Quattro konkurente, noh, kellega me konkureerime samadele klientidele, siis meie hind sõltub hoone suurusest ja sellest, kui palju soovib nagu klient seda vastutust jagada meiega. Et loomulikult on ka teenuse maht, aga noh, teenuse mahud on päris suures ulatuses siiski läbi räägitavad, et see, kas koristatakse trepikoda 1 kord nädalas või 2 korda nädalas, seal on juba tegelikult, noh, sul ei ole võimalik enam ühe ettevõtte ja teise ettevõtte hinda siin võrrelda. Et kõige suuremad nii-öelda võrdsete pakkujate võrdluse puhul nagu jah, et meie lähtume siin hoone suurusest. Mida väiksem hoone, seda suurem hind ruutmeetri kohta on nagu see seos. Ja kus see piir on, et ma just siin nädalavahetusel rääkisin ühe kinnisvaramaakleriga ja noh, ta tõi siukse näite, et 10 korteriga maja Tallinnas, kus ikkagi on koristamise graafik on seina peal, sest ongi korrashoiuteenuse tellimine läheb 10 korteriga maja jaoks liiga kalliks, et on sul mingi tunnetuslik piir, milline maja võiks kas siis Quattro või mõne teise korrashoiuteenuse pakkuja poole pöörduda? No iga maja võib meie poole pöörduda, küsimus on see, et milline hinnatase on nagu vastu, et kui ma võtan nüüd keskmise eestlase rahakoti, siis ma arvan, et siin tõesti alla 10 korteriga kortermajad ei ole võimelised ostma täisteenust, et nad peavad tegema kompromisse, kas siis koristuse, halduse, raamatupidamise, tehnohoolduse arvelt. Et ütleme selline heas seisus on kortermajad alates 20 korterist. Okay. Eestis on keskmine korter on seal 45 ruutmeetrit, noh siis ütleme 900 ruuduse elamispinnaga kortermajad on juba sellised okei olukorras, jah. Et need saavad siis sükest adekvaatset hinda, mis võiks olla nii pakkuja kui ostja poole pealt mõistlik, süke 20 korterit, ütleme. Jah, ma isegi nimetaksin seda mitte niivõrd mõistlikuks hinnaks, kuivõrd siis nad saavad endale lugeda mugavat elu. Et kõik tehakse ette taha ära, on ju. Et noh, mida väiksem maja sealt, seda rohkem tuleb ka ise käed mustaks teha. Et eks ma mõtlengi, et kui on 10 korteriga luksuselamu, siis võib-olla nende korterite omanikud on valmis ka mõnevõrra kõrgemat hinda maksma, aga kui on maja, kus elavad inimesed, kes võib-olla, kelle sissetulek jääb keskmisest allapoole, et siis jah, tuleb käed ise külge panna. Okei. Aga kui me nüüd mõtlekski sellise kolmnurga peale, et ühistu ja korrashoid ja omanik, ehk siis noh, korrashoid ja ühistu ja omanik, korteriomanik, et mis sellises tiimis siis siuksed suuremad probleemid või rõõmud on, mis siis ette tulevad, kui vahest on eks liit ehitatud keskküttega majja. Aga mis on tüüpilised võib-olla siuksed pigem siis murekohad? No tegelikult, kui rääkida nagu sellisest nii-öelda läbivast murest, siis on see, et iga hoone kasutades kaotab kvaliteedis. Ehk siis sa pead tabama ära selle momendi, kus tuleb nagu teha üks jälle kvalitatiivne hüpe ja saada omanikelt vajalik investeeringuks vajalik raha
noh, ja siin tuleb nagu olla nagu sihuke hea ettemõtleja ja hea selgitaja, on ju, et kui tulla viimasel hetkel välja, et kuulge, teie gaasikatlamaya on nii-öelda läbi, enam järgmisel kütteperioodil ei tööta, siis on tegelikult juba hilja. Et selline, ütleme jah, et selline meie põhitöö on nagu mõelda 5 aastat minimaalselt ette ja siis valmistada klienti ette ja nüüd kliendi poolt vaadates siin vastu on see kahtlus, et kas me ikka vaatame õieti, et kas me ei pinguta üle ja ehk siis tegelikult nii-öelda ütleme lihtsustatud öeldes küsimus on usalduses. Et kui mida nõrgem on see usaldus, seda keerulisem on tööd teha. Mida parem on see usaldussuhe, seda lihtsam. Ja tegelikult põhimõtteliselt ütlesingi kogu selle nii-öelda ongi väljakutse on see, et kuidas teenuda välja usaldus. Et olukorras, kus me tegelikult räägime asjast, mis ei ole veel toimunud. Aga kus ma tean, keda ma usaldada võin teenuse tellija, kui ma oleks näiteks korteri kas omanik või olen korteriühistu juhatuse liige, kas ma olen see, kes annab juhatusele volituse mingi leping sõlmida või ma olen kogunisti see, kes peab lepingule juhatuse liikmena allkirja andma, et kust ma tean, et nüüd see konkreetne korrashoiuettevõte vaatab õigeid asju, et alati on mingid mugavusteenused ka, millele saab keskenduda, et midagi justkui kogu aeg tehakse, aga teisalt ikkagi, et hoone amortiseerub ja gaasikatlaga tegelemine unustatakse ära. No meil on selleks turul sellist 2 tööriista või abilist, et üks on selline programm nagu Porto, kus on siis põhimõtteliselt maja andmed alates raamatupidamisest lõpetades siis igasuguste koosolekute ja muu infoga. Ja Quarto konkurent siis haldusnet. Haldusnet on siis Quattro enda klienditeenindusprogramm. Need klienditeenindusprogrammid ongi need, mille kaudu iseenesest saab klient saada siis seda nii-öelda kas kinnitust selle kohta, mida siis haldaja välja pakub või ei jätta. Ja teine koht on siis loomulikult on nii-öelda eksperdi hinnang või konkurendi hinnang, et mida tehakse ka väga palju. Et lastakse üle uurida ja lastakse kontrollida, et selline asi nagu ehitusjärelevalve ehituses tegelikult toimib ka kinnisvara korrashoiu valdkonnas, et samamoodi lastakse üksteisele kontrollida kui ma olen korrashoiuteenuse tellinud, ütleme korteriühistu juhatuse liikmena, kas ma peaks siis kord võib-olla mitte kord aastas, aga võib-olla kord 3 aasta tagant tellima mingi ekspertiisi väljastpoolt, et kas kõik on okei ja mis võiks olla väliseksperdi arvates mingid probleemkohad, siis 5-aastase ettevaatega, kas see on ma arvan, et see ei ole vajalik. Ma arvan, et vajadus tekib siis, kui tõesti tekib mingi juba näed, et on mingid ilmselged probleemid, et kas siis nii-öelda soojusenergia katkestused või elektrienergia katkestused või haldaja lihtsalt ignoreerib või mingid teemad või siis et Quattro puhul näiteks, meil on olemas sellised asjad nagu igakuised hooldusgraafikud, kus siis fikseeritakse nii hoone kui terviku, aga üksikute osade mingi seisund. Siis me teeme 1 kord aastas, teeme ka veel enne üldkoosolekut, anname hoonele või kliendi hoonele hinnangu, et kas siis rahuldav, hea, väga hea, mitte rahuldav. Ja koostame siis selle põhjal ka siis selle finantskava. Ja tegelikult see on nüüd see koht, kus et iga omanik peaks tegelikult vaatama, et kas ma usun seda või ma ei usu, ja kui ei usu, siis. Aga ma arvan, et sellist nii-öelda panna mingit sellist intervalli ei ole otsest vajadust. No selle uskumisega võib olla et Kaja Kallas võib palju rääkida, aga kui Vilja Kiisler ei usu, siis ta ei usu, et mõned ei usugi kunagi, tahtmata nüüd siin õigustada üht või teist selles vestluses, aga see selleks, aga kas ma olen õigel teel, et vaata sa tõid, et mingid hooldusgraafikud ja teemad
et uued majad, et sageli inimesed kolivad uude majja selle ootuse või eeldusega, et uues majas selline jooksev elamise kulu, korrashoiukulu on madalam, aga siis endale üllatuseks näevad, et hoopis kõrgemaks läheb. Ehk uues majas ongi rohkem seadmeid, mida tuleb korras hoida, et siis kas või nende mingid garantiid säiliks, et kas ma olen õigel teel või teeb midagi muud uue maja korrashoiuteenuse kallimaks? no ma ütleks siiski nii ja naa, et ma arvan nii, et uue maja teenuse teeb kallimaks pigem niisugune subjektiivne asjaolu nagu hoone suurus. Et kui ma vaatan tänaste arendajate nagu sellist, noh, ilmselt ongi, nad ei soovi väga suuri riske võtta või siis linna arendajad, linna planeerijad ei luba ehitada väga suuri ehitisi. noh, siis selliseid suuri hoonete komplekse, kus on siin 150 ja 200 korterit, noh, lihtsalt enam uutesse arendustesse ei teki, aga kuna see teenus on väga selgelt seotud selle mahuga, et siis tegelikult kolitakse väiksemasse majja ja juba mahu pealt hakatakse maksma rohkem. Et see on üks pool. Teine pool on see, et noh, jällegi ütleme subjektiivselt on hinnates on, mida suurem maja, seda kergem on leida sealt inimesi, kes on nõus ühiskondlikus korras panustama. Ja samuti, mida uuem maja, seda mugavamad on omanikud. Et noh, seda rohkem nad soovivad osta, et noh, kõik need kolm asja, maht, mugavus ja selline ühiskondlik panustamine mõjutavad just nimelt uute majade hinnataset oluliselt. Ja, et ma mõtlen ka seda, et mingi pätsuaegse hoone seadmeid ikkagi, et see polegi mingeid seadmeid peale võib-olla siis mingi gaasikatla kuskil või kui sedagi on, eks, ja mingid liftid ja niisugused asjad tulevad juurde, et aga ütleme, et uus 50 korteriga maja või 50 korteriga nõukogudeaegne paneelmaja, et kus oleks hind odavam tarbijana? No kahtlemata paneelmaja on odavam, et hoolimata kõikidest sellest energia kuludest, mis on tõesti keskmiselt suuremad, on siis täna nõukogudeaegses paneelmajas reeglina odavam elada, jah, et siis et tegelikult võikski öelda, et uue maja jälle sisekliima, et kõiksugu ventilatsioonide tõttu ja tõepoolest mugavuse tõttu on paremat, et parem kvaliteet, selle eest tuleb ikkagi rohkem ka maksta. Nii on, jah, nii on. Nõndaks, aga vast ma olen näinud seda, et kinnisvaraarendajad teevad ise oma haldusettevõtted või korrashoiuettevõtted. Mis sa arvad, et kas see on korteriostjatele pigem taak kaelas või on see midagi väga positiivset, mille üle saaks rõõmu tunda? Mis sa arvad? Ma arvan, et see ei ole hea ja mitte lihtsalt sellepärast, et ma nüüd konkurendina nüüd, vaid siin on nagu huvide konflikti moment kõigepealt. Kinnisvaraarendaja ju teatavasti 5 aastat minimaalselt, maksimaalselt ka 10 aastat on ju vastutab veel selle eest, mida ta müüb. Ja kinnisvara korrashoiu valdkond ongi see, kus need tegelikult vead ju välja tulevad. Ja siin tegelikult see huvide konflikt on selline koht, kus mina isiklikult ei toeta sellist praktikat. Samas on ju, meil vaba riik on ju ja kui nii on otsustatud, siis nii on otsustatud. Lõppkokkuvõttes arendaja ju kontrollib seda otsust ainult sinnamaani, kuni ta korterit maha müüb. Et kui ostjatel on piisavalt selgroogu, siis nad vahetavad selle arendaja haldusfirma üsna kiiresti ja nii on tegelikult valdavalt ka toimunud. Ja see on ka selle kinnituseks on see, et täna ju tegelikult ühtegi olulist tegijat meil täna arendajate omanduses ei ole. Et ma ei tea tegelikult isegi mitte ühtegi, ei oska nimetada, et ma nüüd ei tea, Stellil omanikud vahetasid, aga kes vist võisid olla natuke arendusega seotud, aga seal on jällegi, Stell on ikkagi rohkem sihuke põhikäive teeb sealt
avalikule sektorile pakutavate teenuste kaudu, et noh, kas annaks korteriühistule soovituse tõsiselt mõelda arendaja vahetamise peale, kui arendaja paneb siis kas endaga seotud ettevõtte korrashoiuteenust pakkuma või siis koguni juhatuse, ühistu juhatusse annab ju haldaja panna tänapäeval? jah, soovitan küll vahetada, jah. Soovitan mitte viivitada. Okei. Noh, meil podcast on suunatud maakleritele ja kinnisvaraturu tehingutega kokku puutuvatele inimestele, et ega maakleril tõenäoliselt ei ole mingit voli anda isegi soovitust korrashoiu osas või ammugi siis mingit teenuse pakkuja väljavahetamise mõttes, et mida üks maakler, kes tuleb korterit vahendusse võtma, astub kortermajja sisse, et mis ta peaks vaatama või küsima just korrashoiu vaatest, mis võiks olla oluline, mida maakler peab teadma? See on raske küsimus, ma ütlen, maakler peab mul kõike teadma. No kõike ta ei saa, eks teada ja detailselt ammugi mitte, et aga kuskil on... Ma teen ka nalja, ma lihtsalt mõtlen, et ta peab veel rohkem teadma kui kinnisvara korrashoidja, et kellelt toodetakse niigi juba kõige teadmist, et aga no ma tegelikult maaklerile paneksin südamele eelkõige selle, et ta peaks ette kujutama seda, et mis on ikkagi need kulud, mis seal majas ikkagi tekivad, et seda ma ise olen näinud, et üldiselt ka maaklerid teavad, et see on ka loomulik, sest seda ostja alati selle vastu tunneb huvi. Nüüd samas tõenäoliselt tunnevad ostjad huvi ka sellest, mis saab peale seda, kui nemad omanikuks saavad, mis hakkab peale seda toimuma. Et seda maakler justkui ei saaks teada, et ta ei ole siin tulevikku, ta ei näe tulevikku, aga ta ei saa välistada, et mõningatel juhtudel siiski müüja soovib mingil viisil ennast nagu tulevikuks kindlustada või siduda selle hoonega. No näiteks siin ei pruugi olla isegi võib-olla endaga seotud siin halduslepingut, aga ta võib jätta osad korterid enda kätte. Näiteks on ju. Samuti ta võib soovida kehtestada enne müüki põhikirja. Ta räägib nüüd, eks arendaja võib arendavatest. Ütleme, või siis teiste korterite omanik siis on ju, meil on siin halduses selliseid juhtumeid, kus kortermajas on 75 korterit ja enamus hääled on siis 2 korteriomanikul. Tänu sellele, et nad siis, kui veel need 73 korteriomanikku ei olnud veel ostnud, tegid põhikirja, kus siis sätestati, et hääled jagunevad ruutmeetrit järgi. Et siin on sellised nüansid, mida üldiselt ostja ei oska tähele panna, aga maakler võiks teada, et kas on põhikiri selleks hetkeks ja kas on, mis plaanib teha, kas kõik korterid lähevad müüki. Need on 2 asja. Ja põhikirjas peaks siis vaatama hääleõiguse jagunemist maakler oleks, aga kui on nii-öelda toimiv maja, miks mitte mingi kas nõukogudeaegne maja või maja, mis on 10-15 aastat tagasi valmis saanud, et et peaks ka vaatama, et põhikirja ja kuidas hääled jagunevad, on seal veel midagi, mis... Tegelikult on 2 asja, mille pärast põhikirju tehakse. Üks on häälte jagunemine, teine on kulude jagamine. Mõlemad on üliolulised. Et siis tegelikult et iga maakler, sõltumata sellest, kas on uus või olemasolev kortermaja, uus või mitmes ring omanikke peaks vaatama igal juhul põhikirja. Kusjuures igal kortermajal ju tänapäeval ei peagi põhikirja olema. Et seda äriregistri kaudu on iseenesest väga kerge välja selgitada, kas põhikiri on või ei ole.
ja juurdepääs sealt kaudu on ka kõikidele põhikirjadele vaba, eks ei pea maksma riigilõivu ega midagi. Ja ma mõtlen ka niimoodi, et võib-olla eks keegi omanik müüb oma korterit maha ilma välja ütlemata põhjust, et ühistu otsustas, et võtab poole aasta pärast näiteks mingi laenu kaela. Et sellised otsused võib-olla võiks olla, mis maakler selgeks teeb, et kas on mingeid ette planeeritud ja siiski teadaolevaid tulevikukulusi olulisi. Jah, tegelikult siin sa juba lähed juba sellisele juba peenele tasemele, et kus tegelikult on pigem juba juristi tase või advokaadi tase, et seadusandja iseenesest on teinud ostjale, on püüdnud nagu teha ostja tehingu nagu võimalikult riskivabaks. Kõigepealt juba sellega, et notari kaudu saab ostu müüa, notar peab ise kontrollima ja veenduma, et see tehing on õiglane. Aga siin on veel teine moment ongi see, et kõik ühistu enda olulised andmed on läbi B-kaardi avalikud, et lisaks sellele põhikirjale näeb ka seda, kas ühistul on suuri laenukohustusi ja suurte laenukohustustena lähevad arve juba ka sellised, kus on laenu suurus ületab 1 aasta majanduskulusid. Et juba üsna väiksed numbrid tuleb tegelikult B-kaardile juba ära registreerida ühistutel. Ja kui seda tehtud ei ole, siis on juhatuse vastutus. Jah, et majandusaasta aruanded on, eks kõik on kättesaadavad, et ka sealt näeb infot, et kas midagi on muutunud ja järgmine küsimus on muidugi, et mingi tegevusaruannet, kui usinalt juhatus täidab ja kas ta paneb sinna kirja, et näiteks on plaan mingeid suuri tegevusi ette võtta või kui ka ühistute koosolekud toimuvad vahetult enne poolaasta lõppu, millal on aasta aruande esitamise tähtaeg, siis tegelikult poole aasta jooksul võib-olla on juhtunud nii mõndagi põnevat ja olulist. Ma muidugi kutsuksin selles mõttes üles kõiki maaklereid selles mõttes hoidma selle eluasemsektoril nagu silma peal, sellepärast, et just tänu sellele energiatõhususe direktiivile on see valdkond praegu tegelikult sellises väga ettearvamatu protsessi lävel, sest siin me eelmisel nädalal lugesin, et siin juba Suurbritannias juba ähvardatakse vangi panna siin omanikke, kellel ei ole seal õiget energiamärgist või kulutavad liiga palju, aga meil on tegelikult veel siin nagu mängus see, et kui sa ostad korteri omandi väljapoole sellist tõmbekeskust, siis tegelikult sa võid saada mitte väärtust, vaid kahju selle tulemusena, sest et siin vähemalt niimoodi tänaste protsesside jätkudes on siin tegelikult väga suured ohud püsti seal, kus korteri omandi väärtus on madalam kui ehitusväärtus. Sest lihtsalt nõue tuleb, aga raha tuleb ikkagi sellest motivatsioonist, et sul on vara, mida hoida, Jah, ja vaadates kas või ütleme siis niimoodi Vihulas toimuvad, siis ega nagu mõistusega ei pruugi otsustel liiga palju seost olla. Aga sa tõidki mängu sellise turuväärtuse teema ja ehitusmaksumus ja versus turuväärtus ja sa siin tegelikult eespool ka mainisid seda, et kinnisvara kasutades ikkagi ju amortiseerub. Et aga milline siis korrashoiuteenuse võimalus on turuväärtust suurendada üldse, või on siis korrashoiuteenuse eesmärk väärtust hoida või kuidas me siin nagu läheneda võiksime teemale? Mina isiklikult vaatan korrashoidja vaatenurgast sellele olukorrale nagu tõrjuvalt või abstraktselt, et kinnisvara korrashoidja eesmärk ei ole siin väärtust tõsta või pigem on meie huvi see, et tagada ohutus. Ja ohutus ei ole tegelikult kinnisvara väärtusega nagu seotud. Et kui me tunneme, et me seda ohutust tagada ei suuda, siis meie isiklikult sellest kliendist distantseerime.
mm, ennast. ja jah, nii et jah, mina isiklikult kinnisvara korrashoidjana siin seda väärtuses ja enda teenuses otsest seost ei näe. Ja turuväärtuseks on termin, mis haakub mingite ostude ja müükide, nõudluse ja pakkumisega, aga kui mõelda siis sellise tehnilise kvaliteedi peale, eks, et ma küsiks siis sama küsimust, aga teisiti, et kas korrashoiuteenuse pakkuja peaks mõtlema, et siis vara selline tehniline kvaliteet või võib-olla siis tarbimisväärtus kuidagi, kas see peaks suurenema või püsima või mis vaade siin on korrashoiuteenuse no mõttes? ikka ideaalis ikkagi jah, loomulikult, aga noh, siin on jällegi noh, Quattro isiklikult seda teeb, et me pakume kliendile välja väga tugevalt seda, et mõelge selle peale, noh, eelkõige just mõelge nende riiklikele toetusmeetmetele, püüdke neid ära kasutada ja selle kaudu nagu nii-öelda siis oma kinnisvara kasutusväärtust või elukvaliteeti parandada. Nüüd see on tegelikult kahe teraga mõõk, sellepärast et me teeme selleks, et noh, klient viia nii kaugele, et ta nõustub investeeringut tegema, väga suurt tööd. Aga samas garantiid, et klient selle toetusega saab, noh, tegelikult seda garantiid me anda ei saa. Sest no esiteks on siin Eesti toetuspoliitika on olnud hästi ebastabiilne, et noh, ütleme täna on, homme ei ole. Siis on ressursipuudus on teine nagu mõjutaja, et noh, kui saab otsa, siis saab otsa, on ju, siis ei öelda isegi, on ju, et millal on lootust. Ehk siis, aga samas jälle investeering selleks, et lävendini ulatuda, et üldse nagu toetust saada, noh, see on keskeltläbi 1000 eurot korteri kohta. Noh, see ei ole ka väike raha, et noh, mida maksta lihtsalt sellepärast, et äkki me oleme nende õnnelike hulgast, kes siis saavad toetust. Nii et vastus on jah see, et loomulikult meie huvis on, see pikendab meie leiba. No, aga me peame vaatama paraku ka seda, et milline on see perspektiiv ikkagi. Aga kõik su sellised toetused, kas siis KredExist või nüüd siis ei saast, et kas siis haldur on see, kes aitab seal ka bürokraatiamasinat murda või see jääb ikkagi tavapäraselt ühistute juhatuse liikmete õlgadele? Meil on selleks jah haldur, kes aitab murda. Sõltub korrashoiuettevõttest, kuidas see korraldatud on, aga meil on palgal 3 tehnilist konsultanti. Lisaks meil on kõik kutselised haldurid siin nii-öelda nii kompetentsed kui ka siis õiguslikus mõistes tohivad nagu olla esindajad ja nii et meie süsteemis aitab haldur. Aga ma pean ikkagi ütlema seda, et noh, me enne seda, kui me selle abikäe anname, et noh, me räägime selle kliendiga ikkagi väga, väga põhjalikult läbi ja noh, väga suur osa meie klientidest ei lähe sellele teele. Aga miks ei lähe, et kardetakse, et kui ei saa, siis ilma toetuseta raha endale ei jätku või mingi muu põhjus? No meil on sellel aastal näiteks oli päris mitu klienti, kes jäi välja sellepärast, et noh, Eestis on see kinnisvaraturg on selline üliliberaalne, ehk siis ühistu ise ei saa otsustada, kes on tema korteri omanikud. Et noh, sa lähed ostad ja oledki ühistu liige. Aga riik vaatab sellele asjale niimoodi, et justkui peaks saama, et ja kui sul on nii-öelda valed korteriomanikud ühistus, valet liiki korteriomanikud, siis sa oled automaatselt nagu out, et sa enam ei kvalifitseeru sellele toetusele. Kes on vale liik, et on siin rahvusnaha värv, juriidiline staatus? Juriidiline staatus. Ehk siis juurde isikud, jah? Ja juriidilised isikud, et noh, nemad on nagu
siis riigi vaatepunktist nagu siis nagu arendajad või noh, nii-öelda need nii-öelda, kes ei tohiks nagu toetust saada ja siis välistades juriidilised isikud, noh, riik ei ole leidnud muud viisi, kui välistada kõik. Et kõik selle kortermaja korteriomanikud, et noh, osad lähevad nende pärast välja, siis on jällegi needsamad, nagu ma ütlesin, et alla 20 korteriga läheb teenus juba väga kalliks, on ju, et noh, on väga väiksed kortermajad, nemad noh, ei taha öelda, et on nagu leppinud sellega, et see hoone lakkab peagi olemast, on ju, et noh, teevadki oma kalkulatsiooni selle järgi, on ju, et noh, me kasutame nii kaua, kuni saame kasutada ja siis lakkab siis hoone olemast. Ja siis on noh, muidugi veel need, kes on siis nii-öelda noh, nii äraootaval, et noh, vaatame, mis saab ja püüame veel elada ja need on põhiliselt sellised, kus on siis see omanikkond on selline väga noh, ütleme väga suures spektris, et on nii pensionäri noori, keskealisi, töötavaid, mittetöötavaid. Et jah. Et kas võiks arvata nagu niimoodi, et selline hoone parendamine, kvaliteedi tõstmine, et ta ikkagi enamasti, kui ta millegi taha jääb, siis ongi mingi konsensuse leidmine ja konsensuse leidmine jääb selle taha, et mingil seltskonnal ei ole kindlust, et kas neil on nii palju raha, kui vaja on, et ikkagi raha teema on see peamine probleem otsuste vastuvõtmisel, mis puudutavad hoone kvaliteedi parandamist? Ma arvan, et kindlustunne paneks sinna sealt ettepoole, et see, mida sina nimetad, on kindlasti õige, aga see kindlustunde puudumine, et noh, kui mina olen üle 25 aasta selles sektoris töötanud, et noh, selle aja jooksul võiks ju öelda, et on välja kujunenud mingi kindel praktika toetuste andmisel, on ju, aga ei ole. Muudame seda iga aasta. Ma arvan, et sama Ida-Virumaa näide, noh, mida üritatakse noh, kõikvõimalike meetoditega nagu saada renoveerima ja ikka mitte midagi ei tule, on parim näide sellest, et noh, et seal on see usaldus riigi vastu juba nii-öelda loomulikult madalam, keskmisest madalam on ja kui sa siis ka ütled, et noh, sel aastal teeme 70% sulle toetust ja järgmisel aastal 60 ja siis vaatame jälle 80, et noh, siis see jätab sinust noh, kui ebakindlast või ebausaldusväärsest partnerist nagu mulje on ju. Ja kahjuks sellisena riik keskmisele korteriomanikule ka välja paistab. Ja olen kuulnud siin, et Rumeenias või oli see Bulgaarias on pakutud seal ühistutele toetusi ka 90–95%, ikkagi toetuste nõudlus on tagasihoidlik, et toetust on siis ka pakkunud mingi KredExi-laadne kohalik organisatsioon. Aga ma võin sulle öelda, et tegelikult ma olen lätlastega rääkinud ja nemad ka tegelikult kiidavad jubedat Eestit, et kuidas teil ikka Eestis on nii tore ja et nii kihvt, et teil on see KredEx ja nii edasi ja siis kui ma räägin, et noh, et ega tegelikult meil on ka neid probleeme, millega siin maadelda küll ja küll on ju, siis nad ütlevad, et meil on siin Lätis palju hullem, ja tegelikult no ma peangi tegelikult kiitma Eesti neid korrashoidjaid ja korteristu esimehi, et noh, et see, mis täna tegelikult on Eestis ära tehtud, on super. Võib-olla isegi üle ootuste, aga ma arvan, et täna ei ole enam meil vaja müüa renoveerimist, vaid meil on vaja seda nii-öelda stabiilsust ja ebavõrdsuse tasandamist. Et noh, need peaksid olema täiesti nagu noh, see, mis noh, see järgmine samm, millest lätlased või rumeenlased ei oska veel unistadagi, aga me oleme selle juba läbinud. Mis asi on ebavõrdsuse tasandamine, mida sa selle all silmas pead, piirkondlikult või hoonesiseselt midagi või? Meil on nii, et noh, kui sa küsisid, et kas Quattro haldurid aitavad näiteks seda renoveerida ja kvaliteeti parandada ja mina vastasin sulle jah, et siis ma eelnevalt ütlesin, et noh, Quattro tegutseb Harjumaal, Järvamaal, Põlvamaal, Tartumaal põhimõtteliselt väga aktiivselt on ju.
siis täpselt nii ongi, et noh, et väga suur osa riiklikest toetustest on tulnud Quattro kaudu meie Quattro omanikele, Quattro klientidele, aga Viljandimaa, Valgamaa, Saaremaa, Ida-Virumaa, on ju, me teame, et Lääne-Virumaal on, Rakveres on seisud väga head, on ju, aga ja seal on võib-olla ka persoonidest tulenevad põhjused, kes on väga tublisti asju ajanud. Just, täpselt nii ongi, et see, et Eestis nii-öelda väljapoole paistab see asi nii hästi, on tegelikult rohkem kinni persoonides kui poliitikas. Aga nüüd on nii, et noh, et selles mõttes, persoonide mõttes on see olukord ammendunud, et noh, me peame tegelikult seda poliitika kvaliteeti hakkama ka nüüd nagu tõstma. Ja mingit arenguhüpet on vaja. Absoluutselt. Ja. Aga sa tõid siin hoones ebameeldivad omanikud mängu, et aga kui ma küsiks sult niimoodi, et noh, ma mõtlen, et meil siin finantsvabadus ja kogu investeerimine ja kogu siuke teema on väga kuum olnud, eks praegu ta jahtub tulenevalt intressimäärast ja majanduskeskkonnast, aga see selleks, et võib-olla investor on keskmisest natuke nutikam, natuke ettevõtlikum, teeb oma osaühingu, ostab korteri investeeringuks ja pauhti on ta korteriühistu liige. Kas korrashoiu vaatest on hea, kui hoones on selliseid professionaalseid omanikke või on see probleemide allikas, kuidas sina näed? Mina olen selles pigem positiivselt, et kui on selles mõttes teadlik omanik, sõltumata sellest, kas ta siis kasutab enda tarbeks või üürib välja, on igal juhul väärtus hoone jaoks. Kas siin seda teemat ei ole, et näiteks üürile andjad ehk siis üürikorterite omanikud proovivad just siis ühistu tehtavaid investeeringuid kuidagi alla viia, et siis oma kulusid madalamana hoida, et kas sa oled siukse teemaga kokku puutunud? Ei ole, et ma ei tea ühtegi sellist juhtumit ausalt öeldes, kus noh, reeglina on nendel juriidilised isikud ka ju, et kus juriidilise isiku tõttu oleks jäänud mingi suurem investeerimisotsus tegemata, et pigem on vastupidi, just nemad on need, kes on nagu rohkem nagu ettemõtlevad ja perspektiivitundega, et jah, ei, ma ütlen ainult minu arvates korteriomandi instituut selles mõttes, et noh, ta võimaldab saada omanikuks nii paljudel erinevatel isikutel, on iseenesest hästi positiivne, et jagatud ressurss, jagatud kasum, kõik on nagu jagatud, kulud on jagatud, on ju, et kõik on nagu minu arvates võitjad ja juriidilised isikud ja investorid tegelikult on kindlasti nagu selles kompotis nagu need, kes on nii-öelda annavad lisaväärtust. No miinusena loomulikult mõningatel juhtudel on olnud nii, et on nagu need B&B nii-öelda ärimehed, on ju, et kelle üürnikud on tekitanud probleeme, aga mitte ükski minu praktikas olevat sellisest probleemist ei ole olnud selline, kus omanik oleks nii-öelda vaadanud väga egolt sellele olukorrale, et ei oleks saanud aru nii-öelda seda kõigi vaadet ja ei oleks seda probleemi lahendanud. Okei, et jah, et see on veel omaette teema, et üks asi on pikaajaline üürnik, aga teine on siis siuke majutusteenuse pakkujate teema, et kus siis on ju ka omanikud küll keelavad ära, et korteris pidu teha ei tohi, aga no vot, ega nad siis ju ukse peale ei loe, mitu inimest või mitu pudelit sealt sisse läheb. Okei. Aga aeg hakkab sinnamaani jõudma, et prooviksin otsi kuidagi kokku tõmmata, et ma olen alati saate lõpetuseks saatekülaliselt küsinud mõne soovituse, et kas sul oleks korrashoiu vaatest kinnisvara turuosalistele, eks just turuosalistele, kes siis võib-olla tehingutega rohkem seotud on, mõni siuke soovitus või nõuanne, et kas siis mida vaadata või kuhu suunas vaadata või mida silmas pidada korrashoiu teenuse poole pealt?
no võib-olla minu jaoks on ikkagi hinge peal ikkagi need olukorrad, kus hoone ehitusväärtus ja siis müügihind on ebaloogilised, et ehitusväärtus on kõrgem kui tehinguväärtus. See ei ole tegelikult etteheide, aga tegelikult ju põhjus on siin see, et pakkumine ja nõudlus on tasakaalust järelikult väljas. Ja selles mõttes nii-öelda on just nii-öelda need eksperdid, keda otsustajad võib-olla kuulaksid, just nimelt nii-öelda need müügivaldkonna inimesed, maaklerid, analüütikud, et teie saate osutada sellele olukorrale tähelepanu, et küsimus ei ole mingi perifeeria probleem või ääremaa probleem, vaid küsimus on tegelikult nõudluses ja pakkumises ja selles, et mitte keegi, et ei ole seda regulaatorit, et me võtame väga loomulikult seda, et pangad on meil majanduses nagu väga tugevad sellises regulaatori olukorras, sealhulgas kinnisvaraturu hindades, ja tegelikult seesama kehtib ka tegelikult juba olemasolevate korterelamute suhtes, et meil on vaja nendes piirkondades, kus on hind madal, pakkumine maha saada. See on siis soovitus riigile kuidagi kopp peale saata, eks mida riik on ka tegelikult finantseerinud või toetanud, et näiteks siin, eks, et Valga vist on toodud ühe näitena, kuidas väga suur hulk hooneid on asustatud niimoodi, et seal paarikümne protsendi ulatuses ehk palju tühjasid kortereid ja kui on keskkütte, siis ikkagi köetakse kõik ja siis on võlad ja elanikel kulud suured ja siis ongi proovitud inimesi seal kuidagi kokku asustada, ma ei tea, kui õnnestunult. Et sellele tuleks siis tähelepanu sinu arvates pöörata? Minu arvates küll, et me peame kõigepealt saama turu tööle ja siis me saame hakata tegema õigeid otsuseid. Turu tööle saamiseks meil on vaja täpselt ikkagi see buldooser peale saata väga suurele osale elamutest. Ja ma muidugi ütleks, et ega turg ei ole kunagi ideaalne ja ammugi seda siis lühikeses perspektiivis ja ammugi seda siis nagu sageli oodatakse mingis ühes konkreetses külas, et kus on 20 maja, aga no selgelt jah, et kui inimesed ära lähevad, siis tühjad hooned tekitavad seal mingi ohtlikke olukordi kohalikele lastele võib-olla. Ma olen isegi käinud mahajäetud hoonetes ja head elud olen tulema saanud. Ja teine asi on, eks ta siis jah, kinnisvaraturgu mõjutab ka. Ja ma tegelikult tahaksin ka rõhutada, ma ei räägi siin nendest, kus elatakse sees, aga just nimelt, meil on kümned tuhanded eluruumid täna avaliku võimu käes, riik, kohalikud omavalitsused, et selle asemel, et üritada neid iga hinna eest uuesti turule tagasi tuua, tuleks ikkagi midagi nendega ette võtta ja tunnistada, et need on surnud. Aga kena, eks võib-olla siis nende mõtetega võtamegi siin otsad kokku ja täname kõiki kuulajaid, vaatajaid ka, et oma aega meile pühendasite. kv.ee kinnisvara podcasti 69. osa oli eetris. Rääkisime korrashoiuteenusest ja sellest, kuidas see võiks ka maailma kinnisvaraturgu mõjutada ja sellist korterelamu igapäevasest elust sai mõnevõrra räägitud. Andri Krass, Vatra kinnisvarahalduse osaühingu juhatuse esimees, aitas neid teemasid meil lahata. Mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja seniks siis kena sügise jätku kõikidele. Järgmise korrani. Suur tänu.